Iga rahvas on enda esindajate nägu. Või oli see vastupidi? Igal juhul annavad meie kõrgeima taseme suunamudijad aeg-ajalt ka sellist eeskuju, mis oleks targem kohe ära unustada. Näiteks 2000. aastate alguse üks teravama keelega riigikogulasi oli Janno Reiljan. Mees nimetas teisi saadikuid kõnepuldist nii idiootideks, lollakateks kui isegi kõntsaks. Mõned saadikud läksid tema kõnede ajal lausa ennetavalt saalist välja. Lõplikult ajas Reiljani kopsu üle maksa Helir-Valdor Seeder, kellega läks Foorumi saates sõnasajaks. Nii kui kaamerad kinni läksid, karjus Reiljan Seedrile. Isamaaline siga, värdjas, lurjus ja kaabakas. Veidikene tagasihoidlikumalt, ent siiski ühemõtteliselt avaldas 2006. aastal Meelis Atonen enda arvamust Trivimi Velliste riigikaitse teemalise sõnavõtu kohta. Atonen lehvitas Velliste kõne ajal Riigikogu saalis paberiga, kuhu oli suurelt kirjutanud pask. 2011. aastal, kui arvamused suuresti juba internetti olid kolinud, kasutas seda platvormi ka Evelin Sepp. Pärast Tõnis Kõivu kõnet Savisaare hämaratest rahastamisasjadest tegi Sepp avaliku postituse Twitteris, kus soovitas Kõivul end põlema panna ja lugema õppida. Emmas kummas järjekorras. Meeldejääv oli ka Jürgen Ligi stiilinäide, mida teha siis, kui naine liiga palju kaagutama kipub. Sa mainid, Jürgen Ligi, kogu aeg seda, mis sulle sobib. Sa ütled, et võib tõsta tarbimismakse, pole hullu. Samas sa jätad ma ei ole tõstnud tarbimismaksud. Sa jätad täiesti tähelepanuta soovituseks, kuidas pehmendada neid maksutõuse neile inimestele, kes kõige rohkem kannatavad. Sa lubasid vait olla. Praegu teeb riigikogulaste halvasti ütlemise edetabelis ilma Mart Helme, kes on enda suuvärgiga edukalt ka piiri taha jõudnud, tembeldades näiteks Soome peaministri müüjatüdrukuks. Loomulikult jätkub tal teravaid sõnu ka eestlastele. Ta nimetas muuseas presidenti emotsionaalselt ülesköetud naiseks, Tallinna Ülikooli tudengeid hobusevarasteks ja peaministrit ülbeks nähvitsaks.